kohe teha kõike, mis häid mõtted pähe tuleb kindlasti teha, et pärast on ainult jääb kahetsus, eks ju, et näed, seda ei teinud ja ma olen küllalt nagu kohanud inimesi, kes räägivad, et oi, kui ma oleks selle asja ära teinud, ma oleks praegu niimoodi, et neid oleksi mehi on selles mõttes on tore kuulata teinekord, et sealt õpid ise ka, et kuidas ei tohiks teha asju. Kas oskad natukene lähemalt ka rääkida, et millised on nagu sellised terminali nagu järgmised eesmärgid ja millised on sinu nii-öelda isikliku elu nagu eesmärgid, et mida sa tahaksid veel saavutada või mida Terminal Oil tahaks veel saavutada? Ma ise arvan, et me oleme siin teekonnal suhteliselt nagu ikkagi nagu alguses, et ega siin minna nagu pikalt, et me nagu siin oleme arengukavasi paika pannud, et küll 5 aasta, küll 10 aasta kaupa, et ega siin eesmärkides, nagu ma isegi ütlen, et tohiks nagu kunagi kinni jääda, et neid võivad ju muutuda ajas kogu aeg, et me seda arengukava oleme paika pannud siin, ütleme, 10-aastaste sammudena, et aga 2014 me panime nii-öelda mingid sammud, stepid panime paika, et kuhu me siis võiks jõuda, et plaanisimegi, et 2024 võiks meil olla siuke 15 jaama, väike tanklakett, kõik siuke nagu nii-öelda loogiline areng, aga ja täna me oleme 2020 ja me avame oma 23. jaama juba, et selles mõttes tuleb nagu need eesmärgi püstitused kogu aeg ringi teha, et see on tore, kui läheb paremini, aga teinekord ei pruugi minna, siis tuleb jälle vaadata, et kust midagi nagu nii-öelda muuta, et see on nagu meie igapäevane töö, et aga kindlasti, mis peabki olema nagu eesmärgipärane elu, et pidevalt ikkagi mingi siht silme ees, et niisama nagu välja peale tuult ei peaks kätega, et see on teda ma nagu kardan, et jääd kinni kuhugi ära ja siis sealt enam nagu on raskem nagu välja tulla, et pigem ikkagi eesmärk hea, kui seda teab kogu meeskond, et isiklikus elus samamoodi, et ikkagi selles mõttes eesmärk, et kui väike laps, et nüüd peaks õpetama ta lugema ja kirjutama ja näed, et siis lasteaeda ja näed, koer võiks nüüd seekord teeks taga kilomeeter pikema ringi ja sellised väiksed asjad annavad väga palju teinekord jõudu juurde, et jah, pigem ongi see, et positiivsed eesmärgid ja nende poole ikkagi liikuda väga jõuliselt ja kindlasti, mida ma märgin ära, et eesmärgid peavad olema ikkagi nagu, võiks olla ikkagi sellised nagu unistuste laadi natuke, et liiga madalad eesmärgid on nagu pahandus. Kui mõni nii-öelda noor vaatabki meie nagu sellist podcasti praegu ja mõtleb ka, et kurat, et ma olen ammu mõtlenud nagu sellise ettevõtluse peale ja tahaks ka ettevõtjaks võib-olla saada või mingi selline kirg tal selles nagu on, siis milliseid soovitusi sa annaksid nendele noortele, kes tahaksidki tõesti nagu ettevõtlusega algust teha? Kohe teha kõike, mis häid mõtted pähe tuleb kindlasti teha, et pärast on ainult jääb kahetsus, eks ju, et näed, seda ei teinud ja ma olen küllalt nagu kohanud inimesi, kes räägivad, et oi, kui ma oleks selle asja ära teinud, ma oleks praegu niimoodi, et neid oleksi mehi on selles mõttes on tore kuulata teinekord, et sealt õpid ise ka, et kuidas ei tohiks teha asju, et ma noortele ütlen ikka, et jah, et kindlasti, ma ise ka ikkagi noor veel, aga tasub teatud riske võtta ja kaalutud riske ja minna ikkagi nagu nii-öelda pea ees sisse asjasse. Tänapäeval on selles mõttes lihtne ka, et võtta kas või näide, et kunagi tahtsid kududa või tikkida või midagi teha, pidid vanaema juurde sõitma maale, vanaema õpeta mulle praegu lööd kuu jõutubi lahti ja sul kõik on, sa omandad 5 minutiga kõik asjad, et see on küllaltki maailm on lahti, avatud, lihtne on teha, ainult on vaja seda peale hakkamist ja siukest, ma ütleksin niimoodi, et sisemist seda tulukest, et kurat, nüüd teen ära, eks ju. Et mulle nagu isiklikult see väga, väga meeldib, kui on niisugused peale hakkavad noored, et isegi kui nad ei õnnestu nagu esimene kord, et jumal sellega, et see käib asja juurde, et teed teine kord, teed 3. kord, see on kõik täiesti normaalne ja mina ütlengi, et siuke ebaõnnestumised või seda õppetunnid on nagu väga olulised, et kui neid nagu noorena ei omanda, neid kätte ei saa, siis pärast on neid palju valusamad.